mees ja naine saavad olla sõbrad, kui mõlemad on juba mõlemal on juba pere elukaaslane olemas, ehk ei leviks seksuaalse alatooniga mõtted. Jätkame. Ma lihtsalt ausalt lõpeta ära ausalt. Palun aitab. Et ei leviks seksuaalsete allatoonidega mõtted või? Okei. Mida see aitab, et sul on perekond olemas? Või tal on perekond olemas? Mida see muudab? Süütunne pärast seda asja. See, et sul peale selle asja tegemist on süütunne, ei muuda seda, et see asi juhtus ju. You know? 2 perekonda, näiteks ühe pere isa ja teise pere ema on sõbrad. Okei, kui ühe pere isa ja teise pere ema on sõbrad, näiteks mõelge siis enda perekondade peale, kui teie perekonnad käivad kuskil ühistel, ma ei tea, mingi koosviibimistel grilliõhtutel. Miks on nii, et mehed istuvad kõik koos ühe laua taga, teevad grilli, joovad õlut ja naised istuvad kõik koos köögis ja joovad veini? Miks on nii? Miks ei ole nii, et Marko, kelle naine istub köögis teiste naistega ja samal ajal Marje, kelle mees istub teiste meestega laua taga ja joob õlut ja räägib autodest ja naistest, miks nad kahekesi ei või minna näiteks magamistuppa juttu rääkima? Nad on sõbrad ju. Miks nad ei või seal jutustada magamistoas? Miks nad ei või? Nad on sõbrad. No võt, ja nüüd on ma ei tea, sest no võt. Türa tema isiklikus kodus ei minda magamistuppa rääkima. Et nagu isiklikus kodus ei tohi magamistoas rääkida. Et sõprus on ühesõnaga see, kui mees ja naine, kes on erinevatest perekondadest, võtavad endale hotelli ja lähevad hoopis hotelli. Lähevad hoopis hotelli rääkima sõbra juttu. Mida? Nagu, come on. Vapake, ära pane asjale vunki juurde või? Ei no, lihtsalt ma tahan nagu näidata seda, kui lollid need väited on nagu üldiselt, mitte üldiselt, vaid nii ongi. Kui perekonnad on omavahel sõbrad, nii öelda, siis mehed on alati sõbrad meestega ja naised on alati sõbrad naistega ja nii see elu käibki. See, et kui Marko, kui oletame, sul on perekond, on ju, mees ja naine, on ju, teil on võib-olla lapsed, mis iganes. Nüüd teil on sõprussuhe teise perekonnaga, kus on Marko ja Sirje. Sirje jätab Marko maha. Juhtub mis? Sina mehena ei hakka ju mingi Sirjele helistama. Sirje, oi, mul on nii kahju. Oi, mul on nii kahju sinust. Oi, osa tupsununukene, tule meie juurde. Tule meie juurde. Sa ei tee siukest asja ju. Sellepärast, et ta ei ole sinu sõber. Marko on see, kellega sa oled kogu aeg koos viina võtnud, õlut joonud, rääkinud muredest, rääkinud autodest, naistest, poliitikast ja kõigest muust. Sa illad Markole, ütled, et türa, mingu vittu see lits. Ja nii ongi, sest sa oled Markoga sõber, mitte mingisuguse naisega. See naine on sinu jaoks tuttav, sa võid teda kutsuda sõbraks, aga tegelikult ta ei ole su sõber. See on mu point. See, et sa vestled temaga, ei tähenda, et ta on su sõber. See on mu point.
nagu inimesed võtavad sõprust nagu liiga lihtsalt, et mingi, ma olen selle inimesega mingi 4 korda rääkinud, mis ta oma elus teeb, kuidas tal läheb, mis tööd ta teeb, mis ta mingi lapste nimi on. Me oleme nüüd sõbrad. See ei käi niimoodi. Päris keeruliselt jõudsime pointini või? No keeruliselt küll, aga noh, ma pidin seda keeruliselt tegema sellepärast, et seda uut informatsiooni peksis siin magusalt peale, kuidas oma kodus on ebaadekvaatne sõbraga juttu rääkida. Oota, mis asja? Mul on sõpru väga vähe, tuttavaid tohku ja no see on normaalne, nii ongi. Sest sa ei saa usaldada igat inimest. Oota, aga mis siin on? Tegelikult päris sõbra naine elukaaslane on ka sõber, sest bro code. Ma küll ei taha sõprade naisi. Ei. Ta ei ole mitte sõber, vaid ta on off limits. Ilmselgelt sa ei võta oma sõbra naist endale naiseks ju. Nagu see on kõige räigem asi, mida sa üldse teed. Ja meil Twitchi maastikul on ka toimunud siukseid olukordi. Neid näiteid ei ole vaja võtta väga kaugelt. Aga see on kõige räigem asi, mida sa teha saad. See on lihtsalt mingi täielik, mida vittu, nagu mingi maailmast oleks mehed ja naised otsa saanud. Et sa pead tegema mingisuguseid rõvedusi. Mille jaoks? Üldine olukord minu nägemuse järgi on selline, et kui mees on võetud, siis üldiselt teised naised tahavad teda rohkem. Sellepärast, et naistel tekib olukord, kus kui naine näeb, et mees on mees hoolitseb oma perekonna eest, ta hoolitseb oma naise eest, ta hoolitseb oma laste eest, tal on võib-olla raha, tal on võib-olla mingisugune nii-öelda nimi või mingisugune nagu siuke, noh, ta nagu on keegi, on ju. Siis vahet ei ole, kas see naine on suhtes või mitte, siis ta tahab seda meest puhtalt sellepärast rohkem, et tal on just täpselt see staatus, on ju, aga nagu sellepärast, et ta näeb, kuidas ta tegeleb nende inimestega, kes on ta ümber nii-öelda siis. Ja mida üksikum inimene või mees sa oled, seda raskem sul on nagu naist leida. Aga see on see, kuidas mina jälle seda asja näen. Kas see on norm, et mees on naisega sõber? Siuke asi ei ole võimalik. Siuke asi ei ole võimalik. No ja papa, sind ei taha ju keegi, olgem ausad. Ära tee mulle nii palju liiga, palun. Ära tee mulle haiget. Palun ära tee mulle haiget. Valus tõde või? Okei. No kui sa nii arvad, sul on õigus enda arvamuse jaoks. Aga noh, see ei muuda fakti, et ma arvan, et ma olen erinevaid naisi nikkunud rohkem, kui sina oled oma elus keppi saanud. Et noh, see lihtsalt on nii. See ei muuda seda fakti mitte mingit pidi nagu. Ja nüüd vend tuleb mingi uue faktiga välja või mingi uue uhke mingi teemaga, et no jaa, aga see, et sa oled nikkunud, ei tähenda, et sa neid naisi endale oleks saanud. Jaa, aga ma ei tahtnudki neid naisi endale. Sest miks mul seda naist vaja on? Ja sittagi pole sul ikka muutunud. Just täpselt, sellepärast, et minul on võimalus valida. Minul on võimalus valida. Sinul seda võimalust ei ole. Selles võtmes, et mina saan käia läbi erinevaid naisi, proovida vaadata, kuidas nad käituvad X olukordades. Sinul seda võimalust ei ole. Sest sinul ei ole valikut. Sina pead võtma selle, kes sulle antakse. Mina võin valida. Ja jah, samal ajal, ma olen töötu striimer. Jee. Aga still, minul on võimalus valida. Sinul ei ole. Valik Kaja Kallas. No vana aja Longero London on ka kohal jälle. Mina soovin, et sust saaks miljokas. Küll siis ka naised hakkavad sind tahtma. Mine putsi ausalt.
elame-näeme, igal juhul ma usun, et sinust saab tulevikus suurepärane isa, sest üle 600 lapsukese sind pidevalt vaatavad. Minust saabki suurepärane isa, sellepärast et minul on kindlad põhimõtted, mille järgi mina elan. Sinul neid põhimõtteid ei ole ja sina näiteks ei leia probleemi selles, kui su isa ja su mingisugune isa-sõbra naine kaovad kuskile magamistuppa nikkuma. Sina ei näe selles probleemi, mina näen selles probleemi. Ja tänu sellele ma arvan, et ma oleksingi parem isa kui sina. Sest minul on põhimõtted. Inimesed peavad, eriti veel mehed, peavad elama põhimõtete järgi. Kui teil ei ole põhimõtteid, siis türa te ei oletegi mitte keegi. Nagu põhimõtted on need, mis näitavad, kes see inimesena oled. Ja kui sul neid ei eksisteeri või need on lodevad, siis see on, ma ei tea. Ma ütlen, minu puhul ma arvan, et see oleks ikka väga ebameeldiv elu nagu. Töötu põhimõtted ei lähe kellelgi korda, kekk vee. Okei. 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 Aga millegipärast oled siin kuulamas minu juttu, samal ajal kui ma preachin. Ja millegipärast sa tundsid ennast rünnatuna, kuigi minu põhimõtted ei pidanud sulle korda minema. Ehk tema resümee on see, mida rohkem sa naisi kepid, seda võimsam mees sa oled. Ei, see ei ole nii. Küll aga, mida rohkem naisi sa läbi käid mehena, seda rohkem sa tead, mida naiste ees hinnata, mida mitte hinnata, kuidas naistega ümber või ringi käia. Nii et selles suhtes osati on sul õigus. Ehk siis osati sa oled tõesti võimsam mees. See küll ei väljenda su staatuses, küll aga see väljendub sellena, kes sa oled ja mida sa sealt õpid. Nii et see on siuke so-so. Come on.